Mehed hakkame elama, uus osa on teie kõrvus helisemas, mina olen saatejuht Kaider Kahar ja mul on hea meel öelda tere tulemast saatesse oma vanale sõbrale Tom Rüütile. Tere Tom! Tere Kaider, ma ootasin seda kutset. Ma praadisin, kasvatasin, küpsetasin ennast, sest ma tean, et sina oled olnud valmis kogu aeg, aga nüüd on see hetk käes. Ma arvan, et ma olen sind intervjueerinud võib-olla äkki 10 korda. Ma 10 päris ei pakuks, aga võib-olla 7, 6-7, jah. Tõenäoliselt oled sina kõige rohkem, või inimene, keda ma olen elus kõige rohkem intervjueerinud. Okei. Ehk siis me oleme, kuulajale võib öelda, et me puutusime kokku ammu, kui me tegime erivajadustega inimeste saadet Puutepunkt ja sealt kuidagi meie tutvus on arenenud. Tom, räägi, millisest perest sa oled pärit? Sa oled Saaremaal sündinud. Milline see sinu story oli? Me oleme sellest rääkinud, aga tee veel kuulajatele väike kokkuvõte. Et sa tahaksid teada, sa tahaksid seda, et kuulajad saaksid teada, et mul on liikumispuue või natuke seda storyt ka? Selle me saime juba praegu teada. Aga ütle mulle seda, kui palju sinu peres oli seda, et sööme tervislikult, proovime liikuda, hoiame oma vaimu virgena just selles vaates? No tegelikult selles teemas ka ma ei saa mööda vaadata, et mul see liikumispuue ikkagi on, sellepärast, et me jõuame seal kohe otsejoones vaimu juurde. Mu ema ütles ikka mulle, et Tom, sina kätega tööle ei hakka ja et sinu tööks saab olema sinu tööriistaks saab olema aju. Ja aju tuleb hoida, ja vaimu, et see vaim ja aju ja süda on tegelikult üks tervik. Et ilma südame terviseta pole sul füüsilist jõudu, ilma füüsilise jõuta pole sul vaimu jõudu ja ilma vaimu jõuta ei saa sa siis oma sellist vaimset tervist ja hingeelu korras hoida. Kui sa ema praegu, on su ema elus ikka, ma küsin seda? Õnneks on. Õnneks on elus, et kui su ema praegu sind vaatab, siis kas ta on nagu võib hingata rahulikult, et jah, Tom, sa oled ajuga jõudnud kaugemale kui mõni mees kätega? Vaata, võrdlemisega on alati siuke keeruline olukord, et ennast võrrelda on ikka üliraske, aga mina julgen seda küll öelda, et ema, ta on mulle seda öelnud ja ma ise tunnen ka, et ema võib muga rahul olla. Muidugi on neid hetki, kus ta on häbis pidanud maa alla vajuma. Ma arvan, et kõigi emad on. Ja, aga ma tahaksin öelda vastupidi ka, et ma olen ema pärast pidanud ka häbi pärast maa alla vajuma, nii et... No ma arvan, et ka see olukord on tuttav, eriti kui teismeline oled, siis on vanemad ikkagi väga piinlikud. Aga kas sa mäletad ka seda, mis see sinu siukene vaimu teritamine oli, kui sa olid noorem? Kas sa, ma ei tea, lugesid kuidagi midagi või proovisid hoida ilmaeluga kursis, kuulasid Aktuaalset Kaamerat? Jaa, tegelikult rääkides Aktuaalsest Kaamerast siin uudistemaja keldris, siis AK-ajal mina olen kasvanud sellises põlvkonnas, kus lapsed pidid olema AK-ajal vait ja hingata ei tohtinud ka ilmateate ajal. Eriti kui olime siis Kõljalas Kullamäe talus, kus ilm mängis suurt rolli. Aga ütleme nii, et ma ei peitnud ennast raamatutesse, kindlasti mitte, vaid tegelikult ma tahtsin olla inimeste seas. Sõprade seas juba varajasest lapsepõlvest saati. Et ümbritseda ennast sõpradega, tunda, et ma olen väärtustatud ja armastatud ja olla kohal. No ma arvan, et neid inimesi, kes... Kuule, vaatame mul selle juhtme asja üle, see siin on kuskil kinni. Me paneme nüüd, vaatame korra juhtme asja üle. Kisub mind kuskile siia. Seda ma ei taha, et see siin kisuks. Kus see kinni on? Okei, polnudki kuskil. Nii, väga hea. Et jah, tegelikult see on hea näide, et kui teised su intervjueerijad oleks selle asja kuidagi siin jutu käigus ära lahendanud, siis minuga on nii.
et sa pead tegelikult ütlema, kui sul on ebamugav, sa ütled kohe. Aga ütle, kas see on ainult niisugune füüsilise ebamugavuse osas või oled sa ka nagu vaimu mõttes, et kui mingid olukorrad või suhted või asjad ei toimi, siis sa tegelikult võtad südamerindu ja ütled nii, kõik mul ei sobi praegu. Või see on raske? Ei, kui sa mulle selle pakkumise tegid, mitte just eriti kaua mõtelda andes, siis ma mõtlesin just, et mu elus on periood, kus nii-öelda südame ja vaimuvalu on oluliselt raskem kui ükskõik mis füüsiline valu. Et mul on olnud mõned sellised luumurrud, 2 roiet on puruks olnud, 1 näpp ja sa tead, et ja kuna mu keha kogu aeg liigub, siis see teeb mulle ikka kuradi valusalt teeb ära ja siis, aga sa tead, et see saab korda, et sa tead, et valuvaigistid aitavad, alati saab kangemaks minna. Sa tead, et ka võib-olla pudel 2 või 3, teinekord 5 õlut kindlasti aitavad. Aga nende emotsionaalsete teemadega on nii, et ega eriti ei aita miski muu kui sa ise. Ja rääkimine. Ma teen nüüd siia kohe sellise jõhkra sekkumise. Me jõudsime põgusalt enne salvestuse algust rääkida. Tom, sa oled olnud abielus. Mis seis sul sellega on? Kas see sinu hingevalu on kuidagi seotud sinu perekonnastaatusega? Ja on ikka. Ei, ma olen praegu ka abielus, aga me võtsime sellise mõtlemispausi, et aga hästi nagu rahulikult, hästi teadlikult, et vaadata, et mis saab, midagi traagilist ei ole. Inimesed on elus, mõlemate tervis on hea, aga et jah, ma arvan, et sellel, mitte et me peaks sellel nagu täna väga palju peatuma, aga kui ma mingitest asjadest räägin, siis on üks osa sellest. See hingevalu on seotud sellega? No, mehe hing peab tegelikult kogu aeg natuke valutama. Mis sa mõtled sellega? Et enda käest tuleb küsida, et kas ma olen õiges kohas. Täna ma olen nii vana, mis mul elul ette näidata on, mis ma veel elult tahan, eks ole. Et ma ei arva, et tuleb ennast kellegiga võrrelda, aga võrrelda tuleb oma unistusi ja oma tänapäeva. Hüppame korra tagasi sellesse teemasse, mida ma olen tegelikult alati nagu mõelnud. Mul on isegi üks lugu, mida ma olen tahtnud teha ühte erivajadusega meeste armastuse lugu. Ja tegelikult mul on meeles see lause, mis mul on selle asja kokkuvõte, et kui saatus on mänginud sulle kätte siuksed kaardid, nagu nad on, eks ju. Et mul on ühed kaardid, ma ütlen, et mul on mastirida. Minul on samamoodi kaardid, nagu mul on endaga võrreldes, eks ju. Sinu kaardid, sa tead ise, mis sul on. Võib-olla jagab sulle saatus kätte need kaardid, võib-olla rebib veel mingid osad pooleks. Ütle, kuidas sa näiteks selle suhte, et kui sa oled mingis seltskonnas ja sa saad aru, et sa ei ole see, kes nagu sirge rühiga siin läbi lööb, et kuidas sa ennast sellises olukorras üldse nagu, sa pead võrdlema, seal on teised isased on koos. Et kuidas, mis su mõtte see harjutus on või see, mida sa endale ütled, Tom, nii, ema ütles sulle, et sinu töö on aju, mida sina ise endale ütled? Ei, ma olen füüsiliselt väga kobe kutt, et seda ma ei karda. Ja oma tähelepanu saan ma kindlasti kätte juba sellepärast, et mul on liikumispuue. Ma ei pea kastist välja hüppama. No sa ei saagi kasti panna, sa lõud kastist, sa ei püsi paigal kastis. Aga jah, ma saan su küsimusest aru ja tegelikult elu on õpetanud seda, et fuck teised, ole sa ise. Et tegelikult nii on ka, et mulle on öeldud, et ära pabistama liikumispuude pärast. Sõbrad on öelnud, et kuule Tom, kui sul ei oleks liikumispuu, et sa ei oleks see Tom, keda me teame, see on mõlu. Aga kas ma kunagi nägin ühte sihukest sotsiaalreklaami, et
et ma arvan, et see on üks parimaid, mida ma olen üldse näinud, on see, et oli mingisugune ratastooliga tüüp, kes solvas mehi ja naisi mingis seltskonnas ja seal oli siis lõputekst, et kui ta ei oleks ratastoolis, sa ütleksid, et ta on asshole, on ju. Et mis sa sellest arvad? Et kas puudega mees võib olla üks igavene persevest? Võib olla küll. Ja neid on ka ja olen olnud mina ka ja noh, nii see elu on, et ega teinekord kiputakse ühiskonnas senimaani arvama, et kui on inimesel puue, et siis ta on tohutult heasüdamlik või heatahtlik. No ei ole. Ei pruugi olla. Me kõik oleme eelkõige inimesed. Me kõik oleme eelkõige mehed ja naised, kaaslased, sõbrad ja siis kuskil mujal on see liikumispuue või ükskõik mis puue. Et jah, puue on minu nendes enda tiitlites ikka viimane. See on väga, aga kas see tuli sul kohe niimoodi, et sa hakkasid ennast defineerima selle kaudu, et ma ei tea, ma olen Tom Rüütel Saaremaalt, on ju, või ma olen Tom Melomaan, on ju, ma ei tea, mingi bändi fänn, sa oled ka kindlasti, on ju. Ikka olen, kes siis pole fänn mõnele bändile või kes ei tahaks kontsertitel käia. Tead, see tuli tegelikult eluga koos. See tuli teadmisega, et mul tuleb hakata seda elu elama. See tuli teadmisega, et mul on sõbrad, tuttavad, perekond. Ja see tuli teadmisega see, et teismeas tuli lihtsalt need padjad märjaks nutta, et jõuda oma identiteedini. Ja mustad augud läbi käia. Et 20. keskpaigas oli üks must auk, mis minust saab 30. alguses. Noh, ja nüüd ongi paras aeg. Hakkan 37 saama oodata järgmist sellist kriisi. Et kus hakata siis läbi mõtlema, et mis must saab, kas ma tahan midagi muuta või ma panen sama vana rada pidi edasi. Ütle, kui sul on olnud mitu auku, nagu sa ütled, eks ju. Mis on see, mis on aidanud sul sealt välja tulla? Noorepõlve aukudest aitas välja tulla ikkagi see, et ma olin inimeste seas, et ma ei jäänud koju passima ja uued seiklused, suhted, asjad tulid peale, mis näitas, et ma olen ikkagi inimesena oma sõpradele, perekonnale, keegi ja ka ühiskonnale. Ja nüüd tegelikult aitab mind hästi palju ratsionaalsus. Et kui süda saab haiget, siis tegelikult mina mõtlen nii, et inimestena me jääme üksteisena alles, aga lihtsalt need teed võib-olla ei ole sama tee, aga lähevad paralleelselt edasi. Ja küll need ka ristuvad, kui on vaja. Et pigem selline mõtlemine, et miks ma nii mõtlen, on see, et võib-olla tänapäeva inimesed ei teadvusta endale seda, et kui abras see elu ikkagi on. Et üks asi on see sõjavalgus, eks ole. Aga teine asi on see, et asju juhtub kogu aeg. Ja kui ikkagi ei proovi nagu päevas elada, et ühel päeval võibki käia see krõps ja kas siis inimesed saavad omale mingi raske tervisekahjustuse, mõne puude, eks ole, ja siis tundubki, et nüüd on maailm läbi. Et jah, ma üritan nagu iga päev endale meelde tuletada seda, et ma elan täna. Ja isegi kui ma istun kodus, ei tee mitte midagi, siis ma naudin seda hetke väga. Meie saade on mehed hakkame elama, nii et sa võid meie vapitegelane olla. Ei tead, ma ei taha mingi vapitegelane olla, sellepärast, et mina ei õpeta teisi, kuidas elama. Igaüks peab ise selle enda jaoks aru saama. Mina ei ütle, et ära tee enda kehaga seda ja seda, see on sinu keha, sinu elu, tee mis tahad. Et mina ei ole ka kindlasti selline tervise etalon, vastupidi, et ma tahaksin kõik asju igal hetkel teha, aga ma tean, et ma saan mõõdukas olla.
Aga ütle seda, sa saad ikkagi öelda, mis see sinu kogemus on, et sa ütled, et sa oled isegi kodus olles, mitte midagi tehes, sa tajud, et sa elad. Et mis need kriteeriumid on, et sa saad aru, et ma elan nüüd? Mul on mälestused. Kuidagi ma olen aru saanud, et millegipärast on halvad mälestused need, mis nagu meelde tulevad. Aga tuleks keskenduda ikkagi positiivsele, mis on olnud, mitte see, et mis oli või mis oleks võinud olla. Noh, mis oleks võinud olla, see kõik on sama hea, et see on ees. Eks ole, sul on uued võimalused, uus päev. Et keskenduda positiivsetele mälestustele, vaadata täna, olla selles hetkes, mis sulle meeldib. Kui see hetk on see, et sa tahad jooksma minna ja sul on võimalus, mida mul ei ole, et ma tõusen öösel kell 2 üles, tõmban sussid jalga ja lähen kodust välja. Minul seda lusti ei ole, aga kui kellelgi tuleb pähe, davai, mine ja tee. Sest teinekord tuleb see tuhin, uni läheb ära, teeks midagi, läheks kõndima õisesse Kadrioru parki. Noh, mine, eks ole, et ma arvan, et need hetked panevad elama ja see, kui mul on sõbrad, tuttavad, pere ja ma ütlen neile, et kuule, läheks sinna ja nad ütlevad, et davai, lähme, et see paneb elama. Kuidas oled hoidnud enda ümber seda sihukest head seltskonda, seda sõprade ringi? Et kuidas hoida sõpru? On sul mõni hea selline retsept, et noh, mul on ka hulk sõpru, aga noh, ma ei tea, kas see on niisugune aktiivne seltskond, et noh, mingi seltskond, keda ma oma sõpradeks nimetan, aga kuidas hoida seda suhet nagu vürtsikana, seda sõprussuhet just? Ma arvan, et see sõprussuhe ongi vürtsikas sellisena, nagu ta on, et mul on ka sõpru, keda ma võin sõpradeks nimetada, keda ma näen 3-4 korda aastas, aga siis mul on nendega hea olla. Ma ei pea midagi häbenema, me jätkame samas kohas, kus me pooleli jäime, et sõber ei pea olema inimene, kellega sa oled 24/7 koos. Oh shit, ma ütlen. Kui tüütu see võiks olla, eks ole. Et meil on kõigil oma vaba aega vaja, et sõbrad on jah, sõbrad on see tunne. Ja see ei pea olema 24/7 see tunne. Kas see on jälle ka midagi sellist, et ei maksa nagu võrrelda, et kui ma vaatan seda, et sa, Tom, käid oma sõpradega, ma ei tea, kinos on ju või mida iganes sa teed, ja ma vaatan, et millal mina oma sõpradega midagi sellist tegin, et ma ei tohi siis nagu võrrelda enda sõprust, ma ei tea, oma sõbra või siis mingi lähedase sõprusega. Ei no, selles mõttes, et kui see võrdlemine sind aitab, et kui sa võtad siis telefoni kätte või lood Messengeris grupi, et näed, et kuule, läheks kinno. Absoluutselt, miks mitte. Aga kui see taandub ainult sellele, et näed, et ühed käivad, teised teevad, aga mina siin ei tee mitte midagi, miks keegi mulle ei helista, noh, kas sa ise oled helistanud? Ma pean tunnistama, et ma just hiljuti tegin oma sõpradega meie ka head sõbrad, elame suhteliselt lähestikku, oleme käinud nagu perekonniti läbi, et alati on naised ja siis, aga meie naised jällegi teevad oma ette mingeid asju. Ja siis ma mõtlesin, et aga just hiljuti oli kinos üks vana retrofilm, mida ma mõtlesin, et tahaks vaadata ja mõtlesin, et aga ma tahaks vaadata seda koos sõpradega. Ja nad võtsid kohe vedu, et tegelikult nagu, et kui on tunne helistada, siis ma olen pigem helistanud ja üldiselt inimesed, keegi ütles mulle helistamise kohta, et helistada võib alati, et kui ma ei taha suga rääkida, ma ei pea vastu võtma. Absoluutselt, väga õige. Et selles suhtes, ja see oli väga tore õhtu. Ja meie oleme hakanud sõpradega tegema selliseid meestereise. Siuke 3-4 päeva, kus on mehed omakeskis, meeste huumor, kõik on nii nagu just on ja tore, kui sinna mahuks mõni kontsert või jalkamängu vaatamine, kindlasti mingit linna avastada, et ülihea siuke getaway oma argielust. Sellega ma olen purjetanud koos meestega
ja seal on ka, et pärast just naised küsivad, et no kas te rääkisite midagi nagu südamest ka, on ju. Ma käisin ühe oma sõbraga purjetamas 2 me olime mingi 2 päeva ära ja me vist ei rääkinud ühtegi sõna või et hoia seda või et tee mulle veel üks kohv ja mingi siuke vestlus oli. Aga pärast oli siuke tunne, nagu üks ilgelt palju rääkinud. Et ma ei tea, kas sina räägid oma sõpradega? Ma ei tea, räägite sellest, kuidas suhe on või kuidas, ma ei tea, tööasjad on või kuidas nagu tervis on? Nii ja naa, aga pigem on see selline toores huumor, mis on kastist välja ja sa tahad, et ükski kolleeg seda huumorit ei kuule. Rääkimata näiteks vanematest, näiteks minu emast või ükskõik kellest, et see pigem on see tunne, mida lähed nagu otsima. Et sa saad olla nagu täiesti teiste isastega koos. Filtrita. Just. Aga mis tunne pärast on, kui see trip on läbi ja 2 fotot olete teinud? Tead, mulle meeldib iseenesest see ratta pealt maha tulek. Seda nimetatakse kassiks, eks? Mulle see kass meeldib. See kass näitab seda, et emotsioonid on kõrgel olnud, kõvasti on nalja saanud, kõvasti on pidanud suhtlema ja nüüd on vaikus ja nüüd tuleb argipäev aga seda on selleks vaja, et saaksid uued hetked peale tulla. Ükski selline lõbu ei kesta igavesti, ükski valu ei kesta igavesti, kehvad sitad hetked lähevad ka mööda, tulevad uued hetked peale, ka need lähevad mööda ja lõpuks läheb elu ka mööda. Et kuidagi, et kogeda, ma ei taha öelda, et inimene peaks kogema võimalikult palju, aga inimene võiks ikkagi kogeda, sest kogemise kaudu õpime me läbi enda. Mis oli viimane asi, mida sa kogesid, mis ma ei tea, praegu mähe tuleb? Ma arvan, et see, mis ma kogen praegu selle emotsionaalselt, et see on kindlasti asi, mis ma saan elus kaasa võtta. Kogengi seda, et kui palju vigu on tehtud ja kui palju vigu just olen mina teinud, hakkama süüdistama kedagi teist. Et see on hea kogemus, mis ma lähiajal kaasa võtan. Su suhe on jõudnud sinna seltsi, kus pigem see erinevad teed kipub kätte tulema. Aga korra hüppame tagasi, kui sa saaksid midagi muuta, mida sa muudaksid? Kommunikatsiooni muudaksin paremaks. Mis see tähendab? See tähendab seda, et inimesed peaksid rohkem rääkima, et mitte inimesed, vaid mina peaksin rohkem rääkima ja ka kannatlik olema, jah. Et suhtes rääkimine ja kannatlikkus on abiks? Absoluutselt. Kommunikatsioon on kõige alus. Aga kas saab rääkida kõigest või kõigest ei tohi rääkida? Ei, eks iga inimene saab ise aru, millest ja kui palju ta räägib, et kindlasti ei tohi hakata võrdlema, kindlasti ei tohi hakata võrdlema eelmiste suhetega. Muidugi on see, et inimestena me võtame me tuleme kuskilt, meil on oma lapsepõlv, meil on oma perekond, seda me ei muuda. Aga et 2 inimest saavad oma minevikku arvestades tegelikult kommunikeerida neid asju nii, et kõik saaks aru ja et kõik oleks lõpuks rahul. Kas see on lihtne? Kindlasti mitte, aga sellega tuleb kõvasti tööd teha. Nii et suhtes tuleb teha tööd? Oi, tegelikult ma ei taha öelda, et suhtes tuleb iga päev tööd teha. Et ma ei taha öelda seda, et inimesed peaksid iga päev koos olema. Ja ärge olge iga päev koos. Kui me ikkagi, kuidas öelda? Me ikkagi oleme kõik individuaalsed isiksused ja et 24/7 kellegiga koos olla, iga päev tööd teha, ma arvan, et see ei ole inimesele omane tegelikult. Küll aga oleme me sotsiaalsed isendid, loomad, et me ei saa nagu liiga kauaks ka jääda sinna oma nurka passima, et siis võib-olla tekibki jälle see, et kommunikatsiooni on vähe. Et see tasakaal tuleb leida.
Ja seda tasub siis otsida, tasakaalu. Absoluutselt. Ütle, kui ma mõtlen selle peale, et üks asi on see suhtemaailm, see, kus me tuleme, see sõprade ring, aga üks suur olu või aeg me ju veedame ka tööl. Ütle, kuidas sina nagu tööl käimist ja seda tööelu enda selles universumis tajud? Ma arvan, et minu jaoks töö on siuke 40% osatähtsusega kogu kompotist, pigem sinna 50 lähedale. Et see on väga suur osa. See on väga suur osa, läbi töö ma saan ennast teostada. Töö annab mulle vabaduse elada. Ta annab mulle ikkagi raha, palgaraha, ja see palgaraha ikkagi annab teatavad võimalused ikkagi midagi teha. Säästlikult elades tegelikult on kõigil võimalik üht-teist oma unistustest täide viia. Kui sa vaatad oma tööelu, ma ei tea, kui palju sa mõtled karjääri peale, et ma ei tea, sa tahad areneda, hüpata, juhtida, ma ei tea, mingeid väikseid rühmasid, mingit osakonda, ma ei tea, päris tippu välja liikuda. Kuidas sa ennast nagu selles skaalas nagu tajud või kuidas sa mõtestad seda? See on väga hea küsimus, ja ma olen mõelnud, et võiks olla siuke väike tiim, et harjutada või teada saada, et kas ma olen hea juht. Aga üldiselt ma olen usaldanud oma sisetunnet, kandideerinud siis, kui ma olen kandideerinud ja siiamaani on see tegelikult hästi olnud. Sa töötad täna Töötukassas, on ju? Sa oled juhtumikorraldaja või mis su peene nimitus on? Ja ma olen tööandjate nõustaja tervise teemadel. No see on väga suur vastutus, sest et me veedame ju tööl nii suure osa ajast. Kui sa nüüd hüppad korra sinna, et meil on tööandjad ka kuulab, mis see nõu tööandjale on? Anna niisugune rusika reegel, mis hoiab inimesi nagu värskena, särtsakana ja motiveerituna töö juures? Minu arvates kindlasti see, et olla märgatud, aga samas on vabad käed tegutseda. Et see on kindlasti see asi, aga kui ma räägin nüüd tervisetakistustega inimestest siis, ja nende tööle võtmises, siis kindlasti see, et inimesele tuleb anda võimalus ja anda natuke võib-olla aega pisut rohkem ennast nagu teostada sellel töökohal ja tegelikult siis läheb lendu. Nii et need samad mingisuguse takistusega, ma ei tea, erivajadusega poisid ja tüdrukud, mehed ja naised, et neis lihtsalt see stardikiirendus võib olla mõnel veidi aeglasem. See võib olla aeglasem, aga ei pruugi, aga teinekord inimesed või tööandjad siis. Tööandjad võib-olla ehmuvad ära ja me peaksime mõtlema selle peale, et meil on töökäsi täna on ühiskonnas väga vähe. Euroopas üldiselt on neid vähe. Rahvastik vananeb. Näha on, et Ukraina sõda ei lahendanud meie tegelikult tööjõukriisi ära, eks ole. Et tegelikult meil tulebki anda oma kätele nagu ka võimalus. Kui sa mõtled erivajadustega meeste peale, ma ei tea, kui palju su sõprades üldse on mingid erivajadusega kutte, ilmselt mõni ikka on. Ja tead, pull oli see, et kuni umbes 20. eluaastani ma teadsin või suhtlesin võib-olla ühe erivajadusega inimesega. Päriselt ka, sest ma olin täiesti nii-öelda puudeta inimeste seltskonnas üles kasvanud. Ja siis ma äkki hakkasin avastama, et aga kuule, minu sarnaseid on veel, et kus nad on. Ja ma leidsin nad üles ja ega mul oli ka natuke keeruline alguses. Aga jaa, muidugi, täna ma tunnen neid palju. Aga kui sa mõtled nende peale ja meil on see meeste teema, et millist nagu sükest müksamist need erivajaduse kutid sinu arvates vajavad? Või nad ei vaja tegelikult midagi erilist? Nad on täpselt samasugused mehed nagu me kõik ja igaüks vajab omamoodi müksamist. See on nii, et igaüks vajab omamoodi müksamist, aga ma tahan ikkagi öelda seda,
et naistele või mis iganes sugupool siis meestele meeldib, on ju, et neile tuleb läheneda ja kui sa ei lähene, siis naised ei saa teada. Ja kui sa oled lähenenud ja saad ei, noh, siis seekord on ei. Aga noh, lihtsalt ma teinekord tajun seda, et erivajadusega mehed võib-olla arvavad, et nad on kuidagi kehvemad. Aga ei ole, kindlasti mitte, et see puue või erivajadus, erivajadus on natuke napakas sõna, meil kõigil on erivajadus. Sul, Kaidur, on erivajadus, kindlasti vähemalt üks, eks ole, täna on sul prillid ees ja nii edasi, eks ole, me oleme saadetest näinud, oled väga ägedalt oma tervise teemasid jaganud, eks ole, erivajadus. Aga jah, et kui me räägime nagu konkreetselt tervise takistustest ja või puuetest, et siis jah, ma julgustan nagu rohkem suhtlema ja kaasa lööma ja nii-öelda, ma ei saa öelda, aga käega paitama masinat. Paita käega masinat, see kõlab hästi, käsi masinasse. Aga ma ei tahtnud seda välja. Ei, väga hea, ma aitasin sul selle. Aga tehke siis niimoodi, et vastaspool oleks sellega okei ja võtke siis nõusolek. Ei, selles mõttes küll, et vaata, eks selle nõusolekuga on ka keeruline, aga ei on ei, aga natuke ei võib-olla teinekord pigem et võta siit näpust. Võta näpust. Aitäh, Tom, sa avasid tegelikult väga suure teema, mida ma arvan, me peaksime siin saates eraldi käsitlema hakkama, et kuidas läheneda vastassugupoolele. Ma arvan, et siin on kimbatus nii suurtel kui väikestel. Nii neil, kellel on mingi füüsiline eripära, kui neil, kellel näiliselt seda pole. Tom, aeg lendab armutult, aga ma küsin su käest ühe lõpuküsimuse. Mida teed sina oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Mis sinu retsept on? Kindlasti käia saunas, kindlasti ja võtta aega lihtsalt olemiseks ja mitte stressata kogu aeg, et see ongi see. Just, 2 asja, väga lihtne. Väga lihtne, võite endale selle tapeedi peale kirjutada, et saate iga päev vaadata, kui välja lähete. Just. Aitäh sulle, Tom, et sa tulid mulle külla. Räägime suhetest üks päev veel. Ja aitäh, et kuulasite. Mina olen saatejuht Kaidur Kahar ja Mehed hakkame elama podcast oli teie kõrvus. Vaadake ka meie Facebooki lehekülge ja külastage meie veebilehte mehedhakkameelama.ee, nii et aitüma!